Tervist! Mina olen Uku Urmas, olen Musical kinnisvarast ja tänase videotuuriga ma olen jõudnud Saaremaale. See asub asukoht nii-öelda siis kinnistu, mis läheb nüüd müüki, on 3 vanema hoonega, kuid ma ütleks, et siin saab 1,2 ära kasutada, kuna siin ühe vanema peamaja palgid on tegelikult heas seisukorras, et näiteks selle oma uue kodu loomisel või abihoone loomisel tegelikult on seal nagu päris potentsiaalne nagu võimalus. Teiseks on see, et see kinnistu siis on 10 600 ruutmeetrit suur. Ta asub nagu selles mõttes, et suure tee lähedal, see on väga kerge ligi pääseda, kuid lihtsalt see koht ise on olnud tühi juba ikka pikka aega. Kuid püsi minuga see mõni minut, ma näitan sulle kinnistut sees ka. Teiseks me oleme teinud drooniga siis ümber kinnistu 360 kraadi video, kindlasti vaadake seda ja drooni pilte, sest siis on nagu tekib kinnistust ülevalt poolt oluliselt palju parem ülevaade. Kuid ma nüüd pööran korraks kaamera ümber ja liigume koos sinuga. See nüüd, mis te näete, ongi siis ligipääs tegelikult kinnistule, seda on vallatee ja kohe siit samast vasakul pool, ehk siis ongi see sama kinnistu. Hetkel see kinnistu on täielikult kinni kasvanud selles mõttes, kuid ikkagi väikse hoolitsusega saab kõike siin taastada. Nii, ma korraks pööran siia poole ka. Siin on tegelikult vana metallaed, tegelikult kui ära puhastada, saab seda ilusti ära kasutada. Siis esimesena siin tuleb vastu niisugune a la abihoone, kus võiks olla või saun näiteks või mis kunagi oli mõeldud selle jaoks, kuid väliselt vaadates siis tal tellis kui selline või siis telliski vooder justkui nagu heas seisukorras, kuid katus tuleb kindlasti välja vahetada. Siis keset seda nagu kinnistut on niisugune lage ala, kus siis need hooned on tehtud, nii nagu vanasti neid suvilaid ja talukomplekse nagu üles ehitati. Siin on siis niimoodi, et me kõndisime sellest hoonest mööda. Nüüd siin on niisugune vana ait ja puukuur, selle seisukord ei ole nii head. See tuleks pigem ära kütta. Keskel on siin lage ala ja kui näete, kinnistul jookseb elekter üle, ehk siis siin on näha elektrijuhtmed, elektripost. Ehk siis elektrit siia majja sisse panna nagu lihtne, siin kunagi tegelikult oligi elektriliit on olemas ka. Siis siin on peamaja, ehk siis see on palkmaja, mille ümber on telliskivi vooder ja tal on täitsa siin olemas niisugune nõukogude aegne vundament, mis tegelikult pole üldse nii hullus seisukorras, et ainult väikest remonti vajab. Et kui ma lähen näiteks siia poole, siis tegelikult on näha ka, et ümber maja on telliskivi vooder ja vana eterniitkatus saab kenasti vastu, vetsid läbi, selles mõttes nagu ei tule. Siin nüüd on selline kaev, veekaev, mis on siis, näitab seda, et baas kui selline tegelikult on lähedal. Ma teen selle korraks lahti ka, et te näete siia sisse ka. Selline veekaev on siin päris huvitav. Ehk siis nagu näete, siin on pae pinnas. Ja nüüd viimaks ma korraks kõnnin siis majja sisse. Et te näete, milline see maja siin seest on. Läheme korraks puudist läbi. Nii, esik. Ja siis siin ongi niisugune pearuum, kus on tegelikult alustatud juba puhastustöödega, ehk siis seina pealt on igasugune jama maha kistud. Ja nagu te näete, ma lähen korraks lähemale ka, et te näete tegelikult, et see palk kui selline tegelikult on väga heas seisukorras. Näete? Just, et võib-olla võiks sellest midagi kasulikku välja tulla, ehk siis see on iga poiste enda teha, kõik see vana ahi ja kõik see vana köögiosa juba tegelikult on ära puhastatud osaliselt. Aga selline meie see väike videotuur oli, ehk siis kui see krunt või asukoht võiks teile sobib, kui justkui see projekt ja see mõte teile meeldib, võtke minuga ühendust või siis juba kohtume täiesti uues videos. Nautige suve ja olge mõnusad. Tšau!